1, 2, 3 ja kui Kungla rahvas kuldsel allkord istus maha sööma, siis vaane muine muruma, läks kande lugu lööma. Läks aga metsa mängima. Üle-eestiline ühtelaulmine läheneb. See saab teoks Eesti iseseisvuse taastamispäeval 20. augustil. Ühes ilusas kohas Eestimaa keskel esitab segakoor meie armastatud dirigentide juhtimisel 8 tuntud laulu. Sellest teeb otseülekande Kanal 2. Samal ajal on üle Eesti kogunenud sadadesse erinevatesse kohtadesse koorid, kes saavad telepildis ülekantavate dirigentide taktikepi all neid lugusid kaasa laulda. Nendest kooridest tehakse omakorda interneti ülekanne ja kuvatakse Tallinnas suurele ekraanile. Nii tekibki suur ühtelaulmine. Tühjast kumbki meist kasu ei saa, lepime siis kähku, miks oodata. Kus oleks Paides kõige parem koht suursündmuse korraldamiseks? Et tegemist on interaktiivse üritusega, siis on oluline, et internetiühendus töötaks laitmatult. Paides aga selgus, et internetiühendus on sealkandis konarlik. Ühtelaulmine Paides oli tõsises ohus. Olemegi siin praegu Paide linnas ja Paide linnal oli väikene mure. Lihtsalt niivõrd palju on ilusaid kohti, aga milline oleks tehniliste lahenduste poolest kõige sobivam? Vaat seda me tulimegi uurima koos tehnik Siimuga. Siim, ole kena. Me oleme siin Paide kultuurimaa parklas. No minu meelest on see kõige ideaalsem koht. Sellepärast, et plats on suur, majas on olemas erinevad võimalused. Et mis sa arvad? Koht on ilus, tõesti, väga hästi valitud, kuid kahjuks ei ole meil võimalik siia tehnilise lahenduse puhul tuua välja kaableid. Mis sa ajad? Just, selleks, et digipilt jõuaks inimesteni, on meil vaja paigaldada kõigepealt internetikaableid. Kuid siin parklas sõidetakse kahjuks autode poolt need puruks. Ja. Nii et see siis ei sobi? Kahjuks mitte. Lähme vaatame Vallimäele. Seal on ka ilus plats. Lähme. No nii, jõudsimegi siia Paide Vallimäele. Siin mu selja taga renoveeritakse Paide Vallitorni. Pidi sellest tulema uhke ajakeskus, aga kuidas meil on lood siis internetiühendusega siin, et on meil võimalik siin üritust läbi viia? Siin ei ole võimalik läbi viia seda üritust. Siin puudub täielik internetiühendus. Ei wifi't, ei mingisugust muud võimalusi. Viimases hädas mindi Paide spordihalli õuele. Koht tundus ideaalne ja lähedal asuks ka peo jaoks eluliselt oluline asi, serveriruum. Seal sukelduski tehnik Siim serveri maailma sügavustesse. Kõigepealt, mis meil siin testida vaja on ühendusega üles- ja allalaadimiskiirus. Ehk siis, mille kaudu saadame pilti edasi Tallinnasse, Vabaduse platsile. Kas need switchid annavad DHCP-ga välja selle ühenduse? Seadistame koodeki ja nii lihtne see oligi. Kõigepealt läbime Elioni kiiruse testi. No see kiirus on ideaalne. 37,5 mega. Ja üleslaadimiskiirus 14 mega. Ideaalne. Toob naeratuse näole kohe. Lihtsal koorilauljal võis see juhtmed suitsema võtta, aga tulebki välja, et nii lihtne see IT-inimese õnn ongi. Igatahes ühtelaulmise suurüritus Paides sai päästetud. Nüüd oleme jõudnud tagasi siia õue peale, kus siis 20. augustil Paide suur ühtelaulmise pidu toimub. Tehniline katse on tehtud, kõik toimib. Meil on vaja veel teha üks katse, kas ka hääl kõlab. Siim, aitad kaasa? Loomulikult aitan. Nii, väga hea. Mis laul läheb? Kungla rahvas. Teeme nii. 1, 2, 3 ja... Kui Kungla rahvas kuldsel allkord istus maha sööma, siis vaane muine muruma, lõnge lugu lööma. Läks aga nelja mängima, läks aga vande lauluga, läks aga metsa mängima, läks aga lande lauluga, läks lauluga, läks lauluga, läks lauluga. Aitäh! Kõlab väga kenasti.